Tahaksin teile tutvustada 2. oktoobri vallavalimiskomisjoni otsust number 1, mille siis punkt 1 ütleb, et lõpetada volikogu liikme Liiv Pooseri, lugeda lõppenuks volikogu liikme Liiv Pooseri volitused ning punkt 2 määrata Setomaa vallavolikogu liikmeks asendusliige nii, tere tulemast siis volikokku jälle. Märgi ka juurde. See eelmine kord said teised said kõik märgi ka, aga sul vist ei. Aga meil on üks sünnipäevalaats ka, Felix. Nii, päevakorra projekt on ekraanile tulnud ja teile välja saadetud. Päevakorras on 18 punkti. Kas keegi tahab, et ma loeks kõik punktid ette? Ei taha. Lugupeetud volikogu, kas me võime päevakorra kinnitada ilma hääletamiseta? Päevakord kinnitatud. Esimene päevakorrapunkt vallavalitsuse infominutid. Nii, tervist. Volikogu külalised, vallavalitsus. Püüaks siis ülevaate anda kuu aja jooksul toimunust. Ikka traditsiooniliselt alustan siin eelarvest, et suurem meie tuluallikas on see tulumaks ja praegu oleme planeeritud täitnud 85,94%, mis tegelikult hea tulemus ja üllatavalt tuli ka veel siis nagu sellel kuul täitsa tublit nagu tulumaksu. Et me, kui võrreldes eelmise aastaga, siis tulumaksu oleme rohkem tulnud, või sellel aastal laekunud tulumaksu rohkem kui eelmisel aastal sama perioodiga. Et see selline, ja oleme isegi planeeritud nagu raamensuri taktis. Maamaksu on siis 98,47% laekunud ja see on siis 176 854 eurot. See on siis praegu juba oktoobrikuu nagu summatud sees. Põhitegevuse tulud on laekunud 89,82%, see on siis 4 866 000 ja põhitegevuse kulusid on siis tegelikult tänast päeva seisuga 68,56% ja see on siis 3 714 000. Et eelarve on kontrolli all ja ma arvan, et täitsa heas seisus. Mis siis vallavalitsuse istungitelt on, millised otsuseid vastu võetud ja ajaliselt graafikus siis nüüdsest nagu tahapoole. Et siin oleme avaliku ürituse korraldamise loa välja andnud
siis oleme välja kuulutanud lihthanke lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 20–23 piirkondadesse 9–13. Nendesse piirkondadesse tegelikult see pakkumised tulid, kuid nende summa oli väga kõrge ja need ei kinnitanud neid tulemusi ja noh, siis teine kinnitus natuke aeg tagasi oligi siis, et me avatud hankemenetlusega hanke lumetõrje teostamine Setomaa valla kohalikel teedel 20–23 pakkumuste edukaks tunnistamine. Et noh, eelneval istungil me kinnitasime edukaks ja nüüd kuulutasin välja uue hanke siis piirkonnale 9–13. See piirkond on kus Meremäe piirkond. Aga ütleme nii, et vana lükkaja on ka öelnud, et ta ei jäta meil hätta, kui lumi tuleb, et ta lükkab ära, aga vallale praegu see pakutud hind ei olnud vastuvõetav. Siis me oleme Setomaa vallavalitsuse struktuuri ja teenuskohtade koosseisu täiendamine. Me oleme lisanud 2,5 ametikohta tugiisikutele, sest praegu oli neid 2, aga neid on nüüd jällegi kooli algusega seoses ka jällegi nagu juurde tulnud ja eelarveliselt see midagi ei muuda meil eelarves selles mõttes nagu raha jätkub nende tugiisikutele. Need on enamuses või on kõik nagu laste tugiisikud siis. Siin üks otsus näiteks jäätmete ühismoodi kasutamise kooskõlastamine, siis oli ka osaline vabastamine ja ka vabastamine. Siis üks otsus haldusmenetluse alustamise teade, see on Lüübnitsa Vanatänav 38 ebaseadusliku ehitusega, nii et me peame nagu ka jälgima ehitisi, mis tehakse ilma ühegi loata, ilma ühegi taotluseta ja algatama ka siis haldusmenetlust. Olen välja andnud ehitusluba nendegi elektritöödeks, Metsakülla päiksepargi rajamiseks, päiksemaid on veel siin olnud. Siis vallavara võõrandamine. Meil oli, vallal oli jälle kuulutatud välja hange siis objektide müügi osas, üks kinnistus siis 4 müüdi ära, see on Usinitsa külas. Kaks kohta me vallavara võõrandamine, see on Luhamaa, see on otsustuskorras ja Luhamaa külas, Kriiva külas, kus vallal on üks väga vana hoone, kus kõige ehtstamalt katusel on audud sees, võib vaadata tähti seal ja naaber on valmis 2 korteri omandit nagu endale ostma, et saada oma kunagi ajaloos olev nagu maa tagasi. Ja eeldatavasti see hoone on vaja lammutada, siis sellest nagu väga seal asja ei saa. Ja küsisime ka siin küla kogukonna käest ja et kas see, sellele inimesele oleks nagu mõistlik see võõrandada ja see inimene on seal pikka aega elanud ja see tubli ja olnud seal Kaunimakodu konkursi üks nominente seal varasemalt, nii et ma arvan, et see siiski on õige otsus. Vedelika külaplatsi liitmise hüvitise määramine, siis Luhamaa külakeskuse ehitamise omaniku järelevalve teenuse osutamine ja algatamine ja et see tähendab seda, et läks ehitusjärelevalve hange nagu ülesse, siis Mihklemaa kooli spordiväljaku renoveerimise ehitushange läks välja, siis kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine, siin maja see selline, et on 4 objekti oli müügis ja Usinitsas Margit Mikro ostis ühe kinnistu ära. Raskepuudega lapsed ja sotsiaalteenuse osutamine ja rahaliste vahendite eraldamine.
siis me oleme muutnud puuetega inimestele eluasemete füüsilise kohandamise toetajate saajate nimekirja, sellepärast, et üks inimene läks manalateele ja vahetasime siis järgmise või teise inimese vastu. Tunnustuste avaldamine, see on ettevõtete tunnustamine, projekteerimistingimuste väljastamise, ehitusloa väljastamise veel, siis maastikupildi kahjustamata hoone lammutamine, Setomaa mitmetama külalist pakkumise edukaks tunnistamine, see on siis seesama Sigala hoone siin tiigi ääres. Ja praegu on info, et juba 2. oktoobril soovivad alustada sellega või novembri vabandust. Siis jällegi kasutusloa väljastamine Obinitsa küla kooli 1, see on siis Obinitsa külakeskus, et seal on siis päiksepaneelid ja salvestusteema juurde. Ja mõned sellised võib-olla väikesed asjad veel. Siis need muud tegevused veel üldiselt, et me peame esitama 15. novembriks siis Rahandusministeeriumile see COVID lisainvesteeringute taotlustabeli ja selleks ajaks on meil kõik pakkumised ka olemas. Tegelikult on lõppenud siis Venemaa koolifassaadi hange, seal on tulemuste kontroll ja parim siis edukaks tunnistamine, otsused vaja teha. Ja tegelikult Luhamaa külakeskuse osas on samuti hange läbi, kuid me peame esimese hanke kõrvaldama, sest kõik dokumendid ei vasta selle nagu võitja või parima hinna ja võtma järgmise pakkuja. Küsisime üle ka veel riigihangete vaidluskomisjonist ja kas me saame õigesti aru ja praegu on küll see, et meil ei ole võimalust seda parimat pakkujat võtta. Siis tänavavalgustuse hanketööd jätkuvad, et igal pool te näete, et neid vahetatakse ja küll ka poste ja valgusteid, et ma veel kord nagu inimestel on nagu tekkinud nagu küsimused, et miks nüüd kuhugi sinna mingit uut posti või midagi ei pandud, ei parandata, siis see projekt on ikkagi see, et olemasoleva tänavavalgustustaristu energiasäästlikuks tegemine ja postide vahetus toimub seal, kus on võib-olla mingi amortiseerinud või postid või vanad amortiseerinud postid või Elektrilevi posti otsas olevad valgustid ja seal on see vahetus. Et sellega nagu sisuliselt ei saa uusi lõike teha, et uued lõigud on kõik nagu enda oma raha. Siis Mikitala hooldekodu projekteerimine on lõppenud, käib sinna hanke väljakuulutamise dokumentide kokkupanek ja Setomaa lehes tuleb ka artikkel ja on pilt siis 3D pilt seal, et see teema läheb edasi. Selle projektiga kaasnevad siis ka, me pidime osa asju lammutama, siis Saatse kultuurimaja lammutatud ja veel siis lammutustöödest ütlesingi, et novembri alguses läheb Mikitamäe lammutusse, siis ka Liial on raha olemas, hange läheb varsti välja, et seda leida lammutajat. Nii, siis hästi tegelikult on käivitunud see üle Kagu-Eestis sotsiaaltransporditeenus. Inimesed on selle hästi vastu võtnud ja meil on ka üle 10 inimest seda teenust saanud. Seal me siis maksame seda oma osalust 15% transpordil. Ju siin tuleb nagu arutelusi veel selle projektiga ja võib-olla peab volikogu selle juurde tagasi tulema, aga
praegu on algus ja vaatame, kuidas läheb kõik, aga teenus on, tundub, et täitsa okei. Ja siin on nüüd siis vallavalitsus on ka siin arutanud Rohvitsa külakeskuse ruumide kasutamist, eelarve koostamine käib, siis Värska gümnaasium eeldatavalt ei saanud energiatõhususe projektist raha, seal miks eeldatavasti, et seal on võib-olla pannakse sellele meetmele nagu raha juurde veel, et siis võib-olla osaliselt saab, aga praegu see ülevalpool joont ei ole. Aga kindlasti on planeeritud siis sellel aastal projekteerimise hange veel välja kuulutada, hoone projekteerimise hange. Siin ettevõtjate tunnustusüritus oli eile, ma arvan, et väga hästi kukkus välja ja perearsti teemad on nii kaugele siis mindud, et Terviseamet on valmis välja kuulutama konkursi perearsti leidmiseks sellisel moel, et Värska nimistule, kus on vastuvõtt 2 kohas, Värskas ja Meremäel. Et kui praegu Värska nimistul on näinud nagu tingimus, et ta peab vastu võtma Värskas, et siis me siin vallaga ja läbi rääkides ja võimalike teenuse osutajatega, siis see oleks nagu üks võimalus, kus saaks nagu kindlamalt võimalik seda teenust nagu teha. Nüüd seal tekib, me oleme Räpina tervisekeskusega, Räpina haiglaga läbi rääkinud ka seda, et ühe variandina on ka võimalik seal äkki vajalik luua üks ettevõte sinna juurde, aga kes hakkab see siis perearsti teenust osutama piirkonnas, aga praegu on see natuke toore, selle läbirääkimised praegu käivad ja lähme ka volikogu esimehega homme läbi rääkima Räpinasse, et kuidas selle asjaga edasi minna. No et sellised teemad. Ja minu poolt info kõik. Aitäh, kas vallalähele on küsimusi? Millal avatakse jäätmejaamad? Hea küsimus. Praegu on nii siis, et leping hange see läbi, vana hange läbi, uus hange on edukaks tunnistatud, leping alla kirjutatud ja kuna see jäätmejaamade nagu jäätmejaamades nagu need load läbi, siis Eesti Keskkonnateenus peab taotlema uue jäätmeloa jäätmejaamade kohta. Oli kohtumine, seda tehakse nii kiirelt kui võimalik ja menetletakse nii kiirelt kui võimalik, aga ma kuupäeva ei oska tegelikult öelda. Läheb kuu aja jooksul. Jah, kas on veel küsimusi? Jah, Seal Rohvitsa külakeskusel mingisugune probleem, et pensionäridel tahetakse vist võtta või mängu plaanid. Kas see lahenes või seda? No praegu küll leppisime kokku ja peaks lahenema, et see, et ettevõtja oli natuke nagu omavoliliselt ühe ruumi kasutusele võtnud ja seal oli ka see niinimetatud, kuna see hoone läks kultuurikeskuse alla, nagu Setamaa kultuurikeskuse alla, siis vaikselt oli nagu loa andnud ka või kokku lepitud kultuurikeskusega, kuigi vald oli kevadel või juunikuus saatnud konkreetse kirja ettevõtjale, et neid ruume üürile me ei anna. Ja nüüd käisime arutamas ja leppisime kokku, et tuleb taastada endine olukord ja ettevõtja peab nendest sööklaruumidest välja kolima. Minu esimene küsimus puudutab seda vanakodaniku Kärekülas, kas me siis tõesti ei saa selle lahendust leida, kas ei ole eelarvelisi vahendeid või
või siis kuidagi teisiti ebaviisakalt vastata, kuidas see küsimus on lõpuks lahendatud. Pool aastat või rohkem, kogu aeg teemaks. no ma ei tea, see küsimus on ka nüüd volikogule tulnud, aga valla, ma juba eelmisel korral ka või üle-eelmisel korral selgitasin, et see teema on olnud nii komisjonis kui vallavalitsuses arutelul. Riigi teid haldav Maanteeamet on andnud vastuse, et tema ei pea vajalikuks riigitee äärde Käreküla märke panna. Ja tema ei pane neid. Nüüd on järgmine küsimus, et vallas on 156 küla, eeldada, et kuskil 100 külal ei ole vallamärke, mitte valla, vaid külamärke. Et kui nüüd sellist nagu suurusjärku vaadata, et mis see kõik maksma läheb, et kõigile me peaksime panema külamärgid, noh siis ja iga tee peale, siis see summa on 30–50 000 võib-olla. Et kui natukene vaadata seda võrdsuse printsiipi, et me peaksime panema ka kõrvale küladele märgid, siis see summa on päris suur. Siis tuleb ka öelda, et kust need vahendid võetakse. Teema on, kui pikalt nagu arutelul on ja ka majanduskomisjon on need liiklusohtlikud olukorrad seal lahendanud ja käinud kohapeal vaatamas. Nii et see on see teema, et kui volikogu ütleb, et me investeerime kõikidesse valla-külade tähistamisse teede peal, siis tuleb need vahendid ka anda ja teeme ära. See ei ole küsimus. Aitäh, Anna Leene. Mul teine küsimus puudutab seda Opinuse külalistust. Kas rentnikul on siis kõik load ja kooskõlastatud need tegevused, mis ta seal rendile ruumides on toimetanud ja kas tema tegevus ei kahjusta meie siis lasteaia tegevust, see lõhn ja see müra, mis tagajärjeks võib tulla? Tõesti, Arno, sul on õigus, ta ei ole kooskõlastanud kõiki enda ruumide ümberehituse tegevusi. Selle kirjaga, mis siin minu allkirja ootab täna, et läheb ka välja, et ta peab tegema taotluse või ütleme, et siis kooskõlastama enda tehtud asjad ümberehitused, sest me ei olnud sellest teadlikud. Ja kui nüüd nagu rääkides, et siis võib-olla ei ole nagu küsimus seal mingi väga suur müra küsimus ja laste aia küsimus, vaid lasteaed pigem ütles seda, et ta tahab ka neid sööklaruume vahepeal kasutada. Tal ei olnud nagu otseselt nagu sinna etteheiteid, et selle nagu köögi osas. Einar? Kas vallavalitsus kriisikomisjon, ütleme hooldekodu juhataja on koostanud mingisuguse tegevusplaani või juhul, kui peaks see viirus ju otsapidi hooldekodusse? Juba eelmise kriisi ajal kevadel käis ma nüüd seda ametkonda, ma arvan, eksin, kas see on nüüd Terviseameti või tegelikult nõustajad, kes käisid kõik hooldekodud läbi. Kõikidele hooldekodudega arutati läbi ja koostati ka vähemalt mingi põhimõtteline see kriisiplaan. See peaks olemas olema ja et mis nüüd juhtub ja kuidas tegutseda. Et vähemalt esialgne plaan on kindlasti olemas. Aitäh, kas on tegelikult? Mul on küsimus, kas on mingit infot veel pakiautomaatide kohta? Kunagi meil jutuks oli siis nagu mingi lootus ja jõuku. Omniva ikkagi ei andnud lootust, ei ole seda plaanis seda teha, aga TPD-ga läbirääkimine neil ei sobinud, võib-olla see
päris õiget kohta nad ei leidnud ja esimeses järjekorras ka ei ole. me oleme 2-ga rääkinud, aga ei ole praegu sama. Konkreetselt ei tea. nii on, jah, nii on. see mõned kodanikud võtsid huvi, et kas sinna bussijaama juurde teatud tahvlid saaks, millal. ja veel siin pöörati tähelepanu, et see teenusmaja, seesamune otsauks, et see tahaks kiiremas korras välja lähtuda. mis teadest tahtes võtta? Mingitame bussijaama teadet tahvel, see siin nüüd paar kuud tagasi oli tõesti mädanenud ära ja kui te näiteks märkasite, et meil on tellimus sisse antud, kui te märkasite, et Karisillal bussipeatus sai ära remonditud, üle värvitud, nüüd on ka seal teadet tahvel üleval, tahab seal veel viimistlust ja jõuab järg ka Mihkama teadet tahvlu, et oleme teadlikud ja on tellitud. aitäh, on veel küsimusi? mis selle teenusmaja uksed on? Kuidas nüüd helised? Meil oli teema üleval, kas nüüd Lauri tegeles sellega, ma ei ole Lauri. Minu meelest see keegi. Ei, ma arvan, et veel sellel aastal saab ära. Ma ei mäleta, meil oli vaata 2 uust teemat, et oli Meremäe otsaugus ja see, aga minu meelest see sai juba tellitud ja ehitaga räägib äkki, et saab ära. kas volikogu liikmed on veel küsimusi? rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on andnud detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikkusele väljapanekule suunamine. Ettekandeks sõna Erika Joonus. tere päevast, lugupeetud vallavolikogu, valitsuskülalised. Teie ees on eelnõu, et suunata avalikule väljapanekule Ani detailplaneering, mis on läbinud kooskõlastuse. Detailplaneeringu teated on ametlikes teadaannetes ilmunud. Meeldetuletuseks see, et siis detailplaneeringul on ala 5,23 hektarit ja sinna on planeeritud 4 eramaa-kruuti, juurdepääsutee ja kavandatakse, soovitakse vähendada ehituskeeluvööndit 100 meetrini. Hetkel on seal siis kehtiv ehituskeeluvöönd kaldapiirangu vööndini, mis on 200 meetrit veekogu kaldast. Kavandatav tegevus on kooskõlas kehtiva Värska valla üldplaneeringuga. Ja koostööd on siis tehtud erinevate ametitega, Keskkonnaamet, Maanteeamet, Päästeamet, Maa-amet, Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitseministeerium, Rahandusministeerium ja kaasatud oli ka Elektrilevi, Setomaa Haldus OÜ, Värska Vara OÜ ning planeeringuala piirinaabrid. ja arvestades siis eeltoodut on ettepanek otsustada, et võtta vastu Setomaa vallavolikogu 25. oktoobri 2018 otsusega number 51 algatatud Ani detailplaneering asukohaga Väike-Vesta külas Setomaa vallas, Tudumaakonnas, Setomaa vallale esitatud kujul ja vallavalitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja sellest teavitamine. aitäh, kaasettekandeks Maavali Kõrguja. aitäh. Arengukomisjoni seisukoht on, et võtta eelnõu vastu otsusega. aitäh, volikogu liikmed, kas on ettekandjatele küsimusi? Ettekandjatele küsimusi ei ole, aitäh ettekandjad. kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove, muudatusettepanekuid? ei näe. lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Ani detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. palun anda käega märku, kes on selle otsuse poolt.
vallavalitsusele arvamuse andmiseks. Siin soovitakse siis pikendada kaevandamisluba kehtivusaega 15 aasta võrra. Karjäär hõlmab Värska järve Muda maardla esimest plokki. Maardla asub Pihkva järve Värska lahes 2 kilomeetrit Värskast idas ja seal on riigimaa ja määruse pindala 25,96 hektarit ja teenindusmaa pindala 36 hektarit. Ja aktiivne tarbevaru on 341 000 tonni. Seisuga 19. veebruar 2019 on Ravimuse karjääri esimeses plokis Ravimuse järve aktiivne tarbevaru 291,8 000 tonni. Maavara kasutatakse kuumalt raviks ja ettepanek oleks nõustuda Võru maakonnas Setomaa vallas Väike-Rõsna külas riigile kuuluval Ravimuse karjääri kinnistul keskkonnaloa andmisega täiendavaid tingimusi esitamata. aitäh, kaasettekandeks sõnavõttu Köösberg. aitäh. arengukomisjoni seisukoht on võtta eelnõu vastu otsusele. aitäh, kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Volikogu küsimusi ei ole, aitäh ettekandjatele. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove? Ei näe. Volikogu panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse arvamuse andmine maavara kaevandamise keskkonnaloa taotluse kohta Värska Ravimuse karjääris. Kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. poolt, vastu erapooletuid olla ei saa, sellega on vastu võetud. Jätkame arvamuste andmisega ja maavara osas meile on tulnud üks vaide ja nüüd on teinud uue sõnastuses ettepaneku ehk jätkame päevaga punktiga vaide otsustada vallavolikogu 27.8.2020 arvamuse andmine Liiviga Külakivi liivakarjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta. Ettekandeks sõna Martin Sõrgele. Lugupeetud volikogu, teie ees on siis otsuse eelnõu, mis käsitleb siis vaide otsust Setomaa vallavolikogu 27. augusti otsuse number 21 kohta. Otsuse number 21 kohaselt volikogu on siis arvamuse Liigse liivakarjääri kaevandusloale ning esitas seal täiendavaid tingimusi ning selle kohta siis nii-öelda menetlusosaline teine osapool, osaühing Resiit Haldus esitas vaide, et ta leidis, et need lisatingimused, mis volikogu seadis, ei ole proportsionaalsed ja need tekitavad üleliigseid lisakulutusi. Seda vaiet menetles volikogu arenguplaneeringu komisjon. Ta kutsus kohale kõik osapooled ning sisuliselt võib väita, et komisjoni koosolekul jõuti kompromissini ja kompromissi sisu on siis ka siin tahvli peal ära kuvatud ehk et mustkatte alla läheb teelõik, mis läheb riigiteelt kuni kaevanduseni ja teine suur teemaplokk oli seoses kaevudega, lähedal asuvate majandamiste kaevudega, et seal tehti siis mööndusi, et kas siis olemasolevaid salvkaevusid rekonstrueerida või ehitada uued salvkaevud või siis viimases hädas nii-öelda puurkaevude peale üle minna. ning lõpptulemusena siis
seadusele. Me rahuldame selle vaideotsuse ning muudame esialgset, rahuldame selle vaide ja muudame esialgset volikogu otsust. aitäh. Kaasettekandeks sõna Olli Rõivas. aitäh, nagu ettekandja juba rääkis, et arengukomisjonis oli teema vaie arutusel, kohal oli ka nende esindaja ja praegu jõuti kompromissini, ehk otsus, mis rahuldab mõlemaid pooli ja see on just selle mustkatte alla viimine. nii et teen ettepaneku eelnõu vastu võtta otsusena. aitäh. Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Küsimusi ei näe. Ma saan aru, et meil on ka istungisaalis Hadaring siithalduse esindajad on nii, et kas teil on küsimusi? ei ole. aitäh. aitäh ettekandjatele. Lugupeetud volikogu, kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove, muudatusettepanekuid? Arno? arvamused loodame, et seekord siis on kõik osapooled ära kuulatud ja kolmas kord ei peaks seda otsust tegema. aitäh. kas on veel sõnavõttu soove? sõnavõttu soove rohkem ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Haide otsus Setomaa vallavolikogu 27.8.2020 otsuse number 21 arvamuse andmine liiklusliiga karjääri mäeeraldise keskkonnaloa taotluse kohta. kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. otsuse poolt on kõik 14, vastu erapooletuid ei ole, sellega kaks vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on määruste kehtetuks tunnistamine. Ettekandeks sõna Eiki Ramose. Komisjoni otsus on või ütleme, ettepanek on eelnõu otsuse vastu. nii, aitäh. kas volikogul on ettekandjatele küsimusi? ettekandjatele küsimusi ei ole. kas volikogu liikmetel on sõnavõtu soove, muudatusettepanekuid? ei näe. volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine. kes on selle poolt, palun käega märku anda. Raivo, kas sa hääletad? ikka, palun vabandust. kõik poolt, 14 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega on määrus vastu võetud. jätkame järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Setomaa vallas tegutsevate rahvaraamatukogude ümber korraldamine. seda on ka juba pikalt meil arutatud ja ettekandeks sõna Karin Lüüsile. volikogu omavalitsus ja külalised. Teie ees on teise lugemisel otsuse eelnõu
ja muuta punktis 1.2 praegu tegutsevate raamatukogude tegevuse lõpetamise kuupäeva, milleks saab siis olema 28. veebruar 2021. Punktis 1.3 on siis täpsustada mooduskogu ühendasutuse nime, milleks on siis Setomaa valla raamatukogu. Siinkohal veel nii palju täpsustuseks, et nime ettepaneku tegi siis täna valla raamatukogudes tegutsev direktori. Ja lisada otsuse eelnõusse punkt 2.3, mis sõnastatakse järgnevalt teavitada kirjalikult Kultuuriministeeriumi rahvaraamatukogu ümberkorraldamisest vähemalt 1 kuu enne kavandatud tähtaega. aitäh, kaasettekandeks sõna Agne Reimar. Kultuurikomisjon oli koos, osalesid ka mõned raamatukogude juhatajad ja praegune eelnõu sai ka nende poolt täieliku heakskiidu, nii et komisjoni ettepanek on vastu võtta otsusena. aitäh, kas Riigikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Natuke täpsustan, et need ettepanekud, mis on vallavalitsuse poolt tulnud, komisjon kõik nii-öelda heaks kiitnud. Aga küsimusi? see rumaga, kuidas midagi toos? või ka ainult raamatuspunkt allub Meremäe raamatukogule ja kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjad. Lugupeetud volikogu, kas on volikogu liikmetel sõnavõtu soove? Muudatusettepanekuid? Ei ole. Aitäh. Kuna eelnõule on vallavalitsuse poolt tulnud üks muudatusettepanek, ma saan aru, et see on ka lubatud plaanile, siis enne kui otsust saame hakata langetama, peaksime läbi hääletama muudatusettepanekud. Muudatusettepanek koosneb 4 punktist ja mul on ettepanek panna see muudatusettepanek tervikuna ühe punktina hääletusele, sest need on kõik omavahel suhteliselt seotud küsimused. Kellelgi ei ole selle vastu midagi. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele vallavalitsuse poolt esitatud muudatusettepanekud, mis on koostatud ka ekraanil. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on muudatusettepanekud heaks kiidetud. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallas tegutsevate rahvaraamatukogude ümberkorraldamine just äsja lisatud muudatustega. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu 27.12.2018 otsuse number 63 Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis muutmine. Ettekandeks sõna palun juurde. Ees on otsuse eelnõu Setomaa vallavolikogu 27. detsembri 2018 otsuse number 63 muutmise kohta, et seoses siis rahvaraamatukogude liitmise ja ühendasutuse moodustamisega on siis ettepanek, et alates 1. märtsist 2020 on Setomaa valla raamatukogu struktuur järgmine: 1,0 ametikohta direktor ja 5,0 ametikohta spetsialist. Aitäh. Kaasettekandeks nüüd Pedasaar. Aitäh. Eelarvekomisjon on seisukohal ja ühisel seisukohal ja arvamusel, et eelnõu vastu võtta. Aitäh. Mul lugupeetud volikogu
hakkame nüüd kutsuma siis neid seniseid raamatukogu direktoreid. Megeme raamatukogu spetsialist. Või on see üldne nimetada spetsialisti ametikohta, seda võib nimetada siis? Just, ma täpsustan seda, et see spetsialist annab siis ühendasutuse direktorile võimaluse kujundada siis ise oma meeskond, et vastavalt vajadusele, et selle spetsialisti nime alla koondub nii raamatukogu hoidja, koristaja, arhivaar, keda siis nagu tulevane direktor näeb oma meeskonnas. Aitäh, kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele, kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove? Ei näe, lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavolikogu 27.12.2018 otsuse number 63 Setomaa vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseis muutmine. Kes on selle otsuse poolt, palun käega märku anda. 14 poolt, Feliks 13 poolt, kes on vastu? Vastuhääl ei ole, kes on erapooletu? Üks on erapooletu, sellega on vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa raamatukogu põhimäärus, ettekandjaks sõnaga Rendile. Ees on määruse eelnõu Setomaa vallaraamatukogu põhimäärus. Määruse eelnõu eesmärk on kinnitada ühendasutuse Setomaa vallaraamatukogu põhimäärus. Raamatukogu on üldkasutatav avalik raamatukogu, mis on Setomaa vallas ja mille teeninduspiirkond on Setomaa valla haldusterritoorium ja raamatukogu tegutsemiskohad jäävad samast, kus praegu raamatukogud tegutsevad, ehk siis Värska, Niitamäe, Meremäe, Võta, Kovi ja Saarte. Aitäh, kaasettekandjaks sõna Leevan. Komisjon toetas üksmeelselt seda eelnõu ja ettepanek on vastu võtta määrusena. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Volikogu liikmetel küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjad, kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove, muudatusettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, on hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa vallaraamatukogu põhimäärus. Kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on määrus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on kultuuriürituste toetamise proovide ettekandjaks, sõna Rendile. Ma võib-olla siia ette siis mõne sõnaga, et vajadus kinnitades eraldi määrustena kultuuriürituste toetamise korra ja sporditegevuse toetamise korra tuleneb igapäevase sündmunud kitsaskohtade lahendamise vajadusest. Teil on määruse eelnõu kultuuriürituste toetamise kord, et eesmärk on siis kinnitada muudetud ja uue nimega määrus. Täpsustatud määruse on määruse eesmärki ja määrus välja spordiüritused. Sisuliselt, muid sisuliselt on korrasti määrus. Aitäh, kaasettekandjaks sõna Leevale. Komisjon toetab ja komisjoni ettepanek on võtta määrus vastu. Aitäh ettekandjatele, kas on volikogu liikmete küsimusi ettekandjatele? Küsimusi ei näe, aitäh. Kas volikogu liikmed soovivad sõna või esitada muudatusettepanekuid? Ei ole sõnavõtusoove ega muudatusettepanekuid. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse kultuuriürituste toetamise kord. Kes on selle määruse poolt, palun käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on määrus vastu võetud.
tehniliste põhjuste peale jääma ikka millegipärast välja sellest versioonist, mis siis volikogu liikmetele laiali saadeti. et ettepanek on järgmine, et lisada määruse eelnõu sporditegevuse toetamise kord paragrahvi 7 lõige 4 ja sõnastada siis määruse eelnõu tehtud muudatus järgnevalt. Sihtfinantseerimise leping treeneri töötasu toetuse saajaga sõlmitakse pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud kultuuriministri poolt kinnitatud määrust toetuse tasemise kohta. aitäh. Kaasettekandeks sõna Aarne Leenele. Komisjon toetab parandusettepanekut. ja veel annan sõna ka Piret Rasele. hästi tore, et spordi- või kultuurikomisjon ka toetab seda, aga haridus- ja spordikomisjon toetab ja tõepoolest see, mis Karin tegi, see muudatus oli meie komisjonis arutusel. kõik on õige ja komisjon toetab. aitäh. kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? ei näe, et oleks küsimusi. aitäh ettekandjatele. kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove ja muudatusettepanekuid? ei ole. lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse sporditegevuse toetamise kord. kes on selle määruse poolt, on käega märku anda. tõstan. lugupeetud volikogu, panen kõigepealt hääletusele muudatusettepaneku, mis on esitatud vallavalitsuse poolt ja mis on kuvatud ekraanile, mis sisaldab korra paragrahv 7 lõike 4 sõnastusest. kes on selle muudatuse poolt, palun käega märku anda. Feliks, aitäh, 14 poolt, sellega on muudatusettepanek vastu võetud. ja nüüd lugupeetud volikogu, panen hääletusele määruse koos lisatud muudatusettepanekuga. kes on selle poolt, et vastu võtta seda vallavolikogu määrus sporditegevuse toetamise kord? palun käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on määrus vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu 26.09.2019 määruse number 13 Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord muutmine. ettekandeks on Karin Villusele. määruse eelnõu Setomaa vallavolikogu 6. september 2019 määruse number 13 muutmine. Määruse muutmise vajadus tuleneb siis sellest, et määruse rakendamise käigus ilmnes kitsaskoht, et määruse muutmine annab võimaluse nüüd lahendada Setomaa valla 7–19-aastaste laste ja noorte huvitegevus, laiendada laste ja noorte huvitegevuse osalemise võimalusi ja suurendada siis huvitegevuse osalejate arvu. et määrusesse lisatakse laagri mõiste, huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liikide nimekirja lisatakse laagris osalemise toetus ja eraldi paragrahvina siis laagris osalemise toetuse saamise tingimused ja kord ning laagris osalemise taotlusvorm määruse lisaneema. aitäh. kaasettekandeks on Piret Rasele. aitäh. haridus- ja spordikomisjon arutas ja on väga nõus, et laagri toetus on lisatud siia ja laagri mõiste. me toetame seda ja soovime, et ka võetaks vastu otsuse. aitäh. kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Arno. head asjad, kas eelarves vahendeid jääks? kas on veel küsimusi? rohkem küsimusi ei ole. aitäh ettekandjatele. kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove ja muudatusettepanekuid? ei ole. lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu määruse Setomaa vallavolikogu 26.09.2019
määruse number 13 Setomaa valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmine. Kes on selle määruse poolt, palun käega märku anda. 14 poolt, vastu, erapooletu ei ole, sellega on määrus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Ettekandeks on aga ees on antud eelnõu teiste kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine, et põhikooli gümnaasiumiseadus paragrahv 83 näeb ette munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalevad täies ulatuses teised omavalitsused proportsionaalselt siis selles koolis õppivate õpilaste arvuga. Selle rahvastiku registrijärgne elukoht asub siis nende valdade inimese haldusterritooriumil. Ja kuigi Riigikohus on teinud Jõelähtme vallavolikogu kaebust lahendades otsuse, et kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgmisele elanikele võimaluse õppida munitsipaalkoolis, siis ei saa teda kohustada maksma oma eelarvest kinni lasta õppimist teiste omavalitsuse koolis. Omavalitsuse kokkulepet sõlmimata, kaasarääkimise õigust omamata. Aga Setomaa vallavalitsus, kuna oluline on tagada lastele hariduse kättesaadavus, säilitada lastevanematele ja lastele õigus ja võimalus valida selline kool, mis vastab kõige paremini siis nende pere vajadusele ja elukorraldusele, on ettepanek osaleda teiste kohalike omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises Setomaa valla eelarves proportsionaalselt siis teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppivate õpilaste ja rahvastikuregistri järgne elukoht on Setomaa vald arvuga ja maksimaalselt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ulatuses 900 kohta. Aitäh! Aitäh! Kaasettekandeks sõna Veero Saarele. Aitäh! Komisjoni seisukoht on toetav ja ettepanek on eelnõu vastu võtta otsusena. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on küsimusi ettekandjatele? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjad! Kas volikogu liikmetel on sõnavõtu saada muudatusettepanekuid? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse teiste kohalike omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine. Kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on esindajate nimetamine Setomaa valla haridusasutuste hoolekogusse. Ettekandeks sõna Karin Rüütel. Teie on otsuse eelnõu esindajate nimetamine Setomaa valla haridusasutuste hoolekogusse, et hoolekogu tihti arutada sellised küsimused, mis on nagu suunatud vallavalitsusele, vajadus on nagu mõne teemaga operatiivselt tegutseda ja seoses siis vallavolikogu liikme vahetusega ja arvestades huvilooseri avaldusega on ettepanek nimetada Setomaa valla esindajaks Värska gümnaasiumi hoolekogus Karin Rüütel, Värska lasteaia hoolekogus Martin Sutt ja Meremetari hoolekogus Karin Rüütel. Aitäh! Kaasettekandeks sõna Piret Kadele. Aitäh! Komisjon toetab seda eelnõu ja soovib, et see võetakse vastu otsusena. Aitäh! Kas volikogu liikmetel on ettekandjatele küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjad! Kas volikogu liikmetel on
poolt, vastu ja erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on audiitori määruse ettekandeks on Heili Hääbumäe. Lugupeetud volikogu liikmed, vallavalitsusliikmed, külalised. Kuna meil hetkel audiitori leping on lõppenud, siis oli vajadus küsida uusi hinnapakkumisi audiitori leidmiseks. Üldse esitati siis kolm erineva auditi pakkuja pakkumused. Ja see on siis 2020-2021 valla konsolideeritud majandusaasta aruande audiitor kontrolliks ja samuti ka siis Setomaa hariduse aastaaruande ülevaatuse läbiviimiseks. Pakkujateks olid siis ANC Audit OÜ maksumusega 5568 eurot koos käibemaksuga, audiitorbüroo ELS OÜ hinnaks oli siis 6048 eurot koos käibemaksuga, E-audit OÜ hinnaga 6912 eurot koos käibemaksuga ja siis audiitorbüroo Fides OÜ 8160 eurot koos käibemaksuga. Kõige soodsama pakkumuse tegi siis ANC Audit OÜ ja ettepanek on määrata siis kõige odavama pakkumuse teinud audiitorfirma uueks perioodiks audiitoriks. Aitäh, kaasettenandeks sõna võivad aga. Aitäh. Parandaks veel 4 pakkumist, oli või 4 pakkumist, saavutasid kolm. Neli jah. Aga komisjon on toetaval seisukohal ja teeb ettepaneku siis kõige soodsama pakkumise teinud ANC Audit valida siis või selles osas teha nagu siis otsus ja eelnõu vastu võtta otsuse. Aitäh, kas volikogu liikmetel on küsimusi? Mul üks on, et kas ettekandjad täpsustaks natukene, et kuna meil auditeerimise periood on 2 aastat, mina pakkun meil käib 1 aasta kohta või 2 aasta? Hinnad on 2 aasta kohta. Nii et ütleme, pooleks jagades saab siis aasta maksumuse. Et ANC Auditi aasta maksumus on 2584 eurot vallale. Kas volikogu liikmetel on veel küsimusi? Ei ole, aitäh ettekandjad. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Muudatusettepanekuid? Sõnavõtusoove muudatusettepanekuid ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse audiitori määramine. Kes on selle otsuse poolt, palun praegu märku anda. 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine. Ettekandjaks on Martin Sulbile. Mul on ettepanek, et järsku volikogu volib ära hääletada komisjoni. Jaa, selge. Arno? Mul ettepanek, et enne kui antud punkti juurde võiks kiiremaks vahetada. Hea ettepanek. Selge. Et nüüd punkti arutusega edasi minna, kuna meil on tekkinud hea probleem, et meil on komisjon jäänud ilma esimeheta, siis me oleme pannud vastava punktiga päevakorda eesteises. Ja selleks, et selle siis punktiga nii-öelda edasi minna, on meil vaja valida või määrata vastavad organid, tegemist isikuvalimistega, hääletustega.
teeme 5 minutit siis vaheaega ja ütleme 16:15 alustada kõigile. Vaheaeg 16:15-ni valitsus liidu poolt liikmed on tulla sinna.
Lugupeetud volikogu, jätkame istungit. Et me saaksime nüüd komisjoni esimehe valimise ja aseesimehe valimise protseduuriga edasi minna, on mul ettepanek, et esitame kandidaate, kes võiks olla hariduspordikomisjoni esimees. Martin, jah? Nüüd ma küll siis sellega protseduuri reeglid, enne kui kandidaadi nimed välja liidetakse. Jah. Tulenevalt siis kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest toimuvad komisjoni esimehe ja aseesimehe valimised sama protseduurina. Kes saab rohkem hääli, siis see osutub valituks komisjoni esimeheks ja kes saab häälte arvult teise tulemuse, sellel on nii-öelda automaatselt siis aseesimehe koht. Kui kandidaadid on esitatud, siis nende esitamise järjekorras hääletamiskomisjon koostab hääletamissedelit. Hääletamissedeli peal peaks olema vähemalt 2 nime, kui on rohkem, siis on nimesid seal rohkem, aga igal volikogu liikmel on 1 hääl ja selle oma lemmiku nime taha teeb siis iga volikogu liige märkme, on ta X või linnuke, ei oma tähtsust, aga märge tuleks teha. Meie loeme hääled kokku, koostame hääletamistulemuste protokolli ning siis need nimed kantakse otsuse eelnõusse ning volikogu jätkab hääletamist nii-öelda kinnitusega otsuse. Et kui teil on küsimusi, täpsustavaid küsimusi, siis vastan teile meelega. Aitäh. Kas on täpsustavaid küsimusi volikogu liikmetel? Ei ole. Asume siis volikogu esimehe. Volikogu esimehe ettepanekul haridus- ja spordikomisjoni esimehe kandidaatide esitamisele, kellel on ettepanekuid? Imre. Eesti kandidaadiks Piret Kaase. Ei kuulnud. Piret Kaase. Piret Kaase, kas jah, Piret? esitan haridus- ja
spordikomisjoni esimehe kandidaadiks Katrin Alusoovi. aitäh, kas on veel kandidaate? Ei ole. Kas, küsin Piret, kas sa oled nõus kandideerima? Katrin, kas sa oled nõus kandideerima? Et vastavalt esitatud ettepanekutele palun siis kanda valimissedelile 2 nime, Piret Saarele ja Katrin Rahusoov. Selleks, et valimistega edasi minna, ilmselt peame tegema ka väikese vaheaja ja veel enne kui vaheaega hakkame tegema, palun valimiskomisjonil tutvustada siis protseduuri, mis nüüd hakkab järgnema. Kui vaheaeg on välja kuulutatud, siis samast laua juurest saab allkirja vastu hääletamissedeli. Siis on teil võimalik oma nii-öelda mõtted kirja panna ja sedel tagasi tuua siia laua juurde, siin on laua peal olemas siis hääletamiskast. Enne hääletamiskasti sedeli laskmist panen mina sellele templi peale ja kui kõik volikogu liikmed on ära hääletanud, siis me avame selle kasti ja loeme hääletada. aitäh, hääletusprotseduuri läbiviimiseks pärast protokoll teha ka nii, et 10 minutist vist ei piisa meil kokku kogu protseduuriks, et 12. Selge, jätame siis 15 minutit, jätkame istungiga kell 16:35. Et siis peaks jõudma protokollid tehtud ja saaksime edasi minna. Vaheaeg hääletamise protseduuri.
nii, kas volikogu liikmed on kõik kohal? Seda on varem pihta alustada, sest valimiskomisjoni teatud nemad on valmis. Lugupeetud volikogu, jätkame volikogu istungiga. Seda valimiskomisjonile valmistame. Hääletamiskomisjon viis läbi siis hääletamisprotseduuri ja loen teile ette siis hääletamistulemuste protokolli. Volikogu liikmetele jagati välja 14 sedelit. Peale hääletamist ja kasti avamist oli kastis 14 hääletamissedelit. Keeldusid sedeleid oli 1 ning hääletustulemus: Piret Kase 7 häält, Katrin Rahusoov 6 häält. Ja protokolli on allkirjastatud komisjoni liikmed. Aitäh. Hääletamiskomisjonile nimed on juba kantud ka otsuse eelnõusse. Kuna meil kõigepealt tuleks kinnitada meil hääletuselugemise protokoll, mis meile just äsja ette kanti, et kellelgi pole mingeid vastuväiteid või märkusi. Lugupeetud volikogu, palun anda käega märku, kes on selle poolt, et kinnitada hääletuselugemise protokoll. 14 poolt, vastu erapooletud ei ole, protokoll on ja protokollis on teil on nimed kantud otsuse eelnõusse. Otsuse eelnõu osas me ei ava mingit diskussiooni, sellepärast meil ei ole midagi enam arutada ja seetõttu lugupeetud volikogu panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse Setomaa vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine teile kuvatud kujul. Kes on selle otsuse poolt, on käega märku anda. 14 poolt, vastu erapooletuid ei ole, sellega vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt on Setomaa vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni koosseis. Komisjoni koosseisu esitab komisjoni esimees ja just eelmise otsusega me kinnitasime komisjoni esimeheks Piret Kase. Piret, kas sa oled valmis nimetama need nimed, kes võiks olla komisjoni liikmed? Kui sa oled valmis, siis palun nimeta need nimed ja me kanname need otsuse eelnõusse. Kui sa ei ole, siis me peame järgmine kord kokku tulema. Olen valmis esitama nimed haridus- ja spordikomisjoni liikmeteks. Ja palun. Rein Saitser, Rein Tarros. Kas ma pean aeglaselt ütlema? Ütle aeglasemalt, alustasin pilt eest ära. Enne, kas sa saad tagasi mingi ja saad nimed sisse panna? Ekraanil läks pilt ära. Kas me võime jätkata? Jah. Aasta otsast peale. Rein Saitser, Rein Tarros, Angelina Kõlvits-Pai, Eve Kapten, Triinu Kontov, Arno Vares, Triinu Arund, Katrin Rahusoo ja Piret Kase. Ja lisasin siis Triinu Arundi, kuna leidsin, et Mikitamäe poolt võiks olla ka rohkem esindatus selles komisjonis, kuna noorsootöö on oluline ja huviharidus ja huvitegevus.
Triinu Arud on hetkel siis Mikitana koolis huvijuht ja noortekeskuse spetsialist ja ta on ka Setomaa noortekeskuse juhataja. Leidsin, et tema on väga vajalik ja komisjoni töös osalema. aitäh, kas Piletile on küsimusi? Ei ole. Mul on küsimus, kas kõigi nende liikmetega on siis räägitud ja kõik on nõus? Jaa, kõigiga on räägitud ja kõik on nõus. aitäh. Kas volikogu liikmetel on sõnavõtusoove? Ei ole. Lugupeetud volikogu, panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse. Setomaa vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe. Oi, vabandust. Nii. Panen hääletusele Setomaa vallavolikogu otsuse. Setomaa vallavolikogu haridus- ja spordikomisjoni koosseis. Koosseis on puhatud ekraanil. Kes on selle otsuse poolt, palun käemärk anda. 14 poolt, vastu erapooletud ei ole, sellega on otsus vastu võetud. Nii, meil on nüüd käes avalduste esitamise aeg, kirjade esitamise aeg, sõnavõtud, soovid. Ma ise annan nagu nii palju teada, et ka volikogule on laekunud Silvi Laanekult üks kiri, mis puudutab otseselt Värska kalmistu heakorda. seal erinevaid aspekte, et kuigi see tegevus ei ole hetkel otseselt volikogu nende asjadega ei tegele, aga see on ka vallavalitsusele, ma loodan, et vallavalitsus vastab siis ka sisuliselt sellele järelpärimisele. Samas on kõik suhteliselt olulised küsimused ja selle teema suuname ka majanduskomisjoni, et ilmselt komisjonis peaks neid ka siis läbi vaatama korraks ja vaatama, et kas me siis peame tegema kuskil muudatusi meie plaanides, võib-olla arengukavasse midagi panema ja võib-olla ei pea, aga piisab sellest, mis meil olemas on. Et see jääks siis meile nii-öelda töömaterjaliks oma edasiste plaanidest ja võib-olla ka juba arengukava või eelarve menetlemisel. Siis peab arvestada nende vastavate vajadustega. Ja volikogu poolt siis ma enam-vähem ka selliselt vastan, et sisulise poole pealt vastab vallavalitsus, aga me täname ettepanekute eest ja kaalume neid vastavalt meie võimalustele. Siis on meil enne volikogu istungit laekus üks õigemini soov ja ettepanek, kes on aga on hetkel kuskile kadunud. Imre Termonen tahtis läbi viia volikogus küsitlust nende samade külasiltide teemal. Nii. Kiri oli siis selline, Setomaa vallavolikogu, austatud vallavolikogu liikmed. Käre küla puudutab
mai 2020, kui vallavanem Kurve 2 voliniku küsimusele vastas ja midagi täiesti arusaamatuks ütles. Senini ei ole olemas ühtegi ametlikku seisukohta volikogu poolt, täpsemalt pole infot, mida antud küsimuses arvavad valla volinikud. Seepärast soovime saada kõigi volikogu liikmete selgeid ja üheseid seisukohti antud küsimuses. Soovime volikogu esimees paneb 29.10.2020 toimuval volikogul nimelisele hääletusele järgmise küsimuse koos 2 vastuse variandiga. Kas Kärve küla nimesiltide paigaldamine on külaelanike endi mure ja kohustus või on see omavalitsuse ülesanne? Kui omavalitsusele on sellest korduvalt teada antud. Esimene vastus jah, see on külaelanike endi mure, teine ei, see on omavalitsuse ülesanne. Palun peale volikogu istungil toimuvad selle küsimuse hääletust edastada allkirjutanud kõigi volinike arvamused nimeliselt. Ehk kes volinikest valis hääletusel variandi jah ja kes ei. Palun sellekohane info edastada elektroonsel kujul sama või järgmisel päeval e-postkasti. Kahjuks meil sellist protseduuri nagu arvamusküsitluse läbiviimist volikogu liikmete seas ei ole. Ma ei tea, siin peab mingisuguse siis jah, sellise juriidilise konstruktsiooni mõtlema välja, kuidas seda võiks nagu teha üldse. Aga sisulise poole pealt, kui üks vallaelanik või ka mitte vallaelanik soovib teada, mida arvavad volikogu liikmed mingist küsimusest, siis ilmselt ainuke ja õige tee on siis küsida selle inimese käest ja saada temalt vastust, kas ei või jah. Et sellist küsitlust me volikogus teha ei saa. See näeks välja väga imelik. Ja noh, miks me täna seda ei aruta, on ka see, et volikogu päevakorda võetakse küsimuse, sallitakse ette vastavad eelnõud, lihtsalt suvalisi küsimusi ükskõik mis kellelegi pähe tuleb, päevakorda panna lihtsalt niisama ei saa seda tehniliselt. Et sellepärast ma ilmselt vastan, et me ei korralda sellist hääletust volikogus. Otsusega ei saa midagi teha või? Mida sa teed selle protokollilise otsusega siis? No mis on su ettepanek? Ma teeks selle hääletus ikka ära. Mis õiguslik protseduur siis oleks? Mis õiguslik protseduur see oleks? Volikogu saab võtta otsuseid ja määrusi. jah, vahet ei ole. Arvamusküsitlus ei ole nagu sellega volikogu ei tegele. Kas me oleme siin enda jaoks või ole rahva jaoks, ma küsin siis vastu. No vot, siis on vaja otsustada, see asi ongi kogu lugu. Leia lahendus, sa oled volikogu esimees. Aitäh. Palun. Mul on ettepanek see Käre külasiltide või üldse külasiltide Setomaa vallas paigaldamine ja taolised küsimused, mis puudutavad külasilte majanduskomisjoni uuesti siis luua. Et siis komisjon saaks võtta seisukoha ja siis jaa, Vello. Kui seda asja nagu arutada, siis kindlasti tuleb vaadata nagu otsa kõigile 156 külale, mitte mingile Käre külale üksikuna ja keegi nagu suure tõenäosusega ei ole selle vastu, et ei võiks neid külasid ära tähistada, aga jah, teise korra pealt, kui me kuulsime sellist esialgset ja spekulatiivset hinnangut, kui palju see asi võib maksma minna, siis ka tolle arutelu käigus võib olla koorub välja see nii-ütelda tegelik siis maksumus ja
ja noh, üleöö loomulikult ei ole võimalik suure tõenäosusega siin välja toodud mahust vahendeid leida, aga läbi erinevate mingite projektide, ma ei tea, ITER või arenguprogramm või mis iganes, noh, võiks olla, aga jah, ühe küla nüüd, ma ei tea, 2 või 4 sildi üle volikogu otsustama panna kaunis kummaline, seda enam, et kaasas käib ju Facebookis kodaniku poolt klanniks nimetamine, mina ei tunnista ennast mingi kellegi klanni liikmeks ja see volikogu noh, teema puudutatuna ennast. Felix. Arutame ühekaupa. Et see nagu noh, on kuidagi kitsarinnaline ja minu arvates noh, kohati ikkagi tundub, et kas sellel inimesel sellest kohaliku omavalitsuse töö korraldamisest ikkagi mingit ettekujutust on. Aga põhimõtteliselt noh, seda Pireti ettepanekut käsitleda nagu kõikide küladele selle tähistamist, sellega võiks ja peaks tegelema. Nii, aitäh, tuletan meelde praeguse päevakorrapunkti formaati, et me ei ava siin diskussiooni, ei ava arutelusid, selle nimel kõik saavad esitada põhimõtteliselt oma avalduse, oma soovi, aga noh, selles mõttes, et diskussiooni nagu ei ole võimelised praegu väga arendama, sellepärast meil puudus vastav eelnõu, vastav ettevalmistatud teema, aga sõna tahtsite, Magnus? Ma teen ka ettepaneku lisaks Piretile, et teeme panna komisjoni, on see siis majanduskomisjoni esialgu nagu praegu käis välja, aga ma ei välista, võib-olla isegi mõni teine komisjon, et arutada, et kuna siin on tegemist ka summadega ja tegelikult jah, seda peab natuke rohkem lahkama, et komisjon oleks hea variant seda lahendada. Aitäh, Raivo! No tahtsin lihtsalt täpsustada, kui ta läheb majanduskomisjonis läbi, siis ta automaatselt peaks jõudma ka eelarvekomisjoni, kui sõltuvalt sellest, mis otsuseid majanduskomisjon vastu võtab. Ja kuhu suunas me liigume, seda liigume. Aitäh! Sellega on veel mingi avaldusi, Arran avaldus. Selles mõttes võiks siis selle kodaniku siis konkreetselt vastatangi, et vaata see summa ongi sihuke, see läheb maksma nii palju, et noh, ta ei saagi aru, ta ei teagi, kui palju siis valla eelarve. Aga konkreetselt ära vastata, mis see endal kaasa toob, mis kohustused toob, asja nagu selgeks tegema, võib-olla hästi, mitte nii, et noh, et mulle alustusele või selgesõnalise vastust saatma, kõik oma faktid ära, palju läheb maksma. Kas külad tahavad siit, ma ei tea, paljus külades meil ei enam mitte kedagi, et noh, milleks siis sinna siit. Et on ka päris õige ei ole. Tegelikult siit ikkagi nagu küla elaniku jaoks ta on ikkagi väljapoole nagu noh, kuvand, et see on kõik külad ei tahagi võib-olla ja kui see küla soovib, noh, eks lõpus lahenduse, no ma ei ole mõtlenud, see on plaaniks või ma tean, nagu öelda, et noh, kui lahendust ei tule, siis... Plaani nimetajaks oli Termo. No okei, aga jääb nii keskkonna. Et sellega on kirjad informatsioon jagatud järgmisest istungist. Järgmine istung, lugupeetud volikogu, toimub meil Värskas 26.